Lugupeetud linnavolikogu, alustame linnavolikogu 28. mai 2009 istungiga. Kõigepealt ma palun registreeruda nendel linnavolikogu liikmetel ja linnavalitsuse liikmetel, kes soovivad anda üle eelnõusid, esineda avaldusega või anda üle arupärimisi. Praeguseks on registreerunud Arvo Uukkivi, Helge Hallika, Gennadi Vihman. Tundub, et seekord meil ongi 3 inimest, kes sõna soovivad võtta. Viimasena saab sõna Gennadi Vihman. Nii, lähme päevakorra juurde. Tänases päevakorra projektis on meil 20 punkti. Kas kellelgi on päevakorra osas ettepanekuid? Andres Epik. Juhataja, ettepanek on 20 punkt tänasest päevakorrast välja arvata. Madi Tarumit ei ole. Kas järgmise istungi päevakorda või piisab sellest, et on kirjalik? Ei, las jääb järgmise istungi päevakorda, mitte võtta täna. Nii, võtame 20. punkti välja. Minul on ka ettepanek punktide järjekorra osas, et tõsta 9. päevakorrapunkt natukene ettepoole 5. ehk siis peale 4. päevakorrapunkti. See on loodusobjekti kohaliku kaitse alla võtmise menetlus. Kas keegi soovib neid muudatusi hääletada? Ei soovi. Lugupeetud linnavolikogu, panen teie ette hääletusele linnavolikogu 28. mai 2009 istungi päevakorra projekti. Palun teid võtta seisukoht ja hääletada. Poolt 36, vastu erapooletuid ei ole, on päevakord vastu võetud. Lähme sõnavõttude juurde, kõigepealt saab sõna Arvo Uukkivi. Tere õhtupoolikut kõigile. Austatud volikogu esimees, kolleegid, linnavalitsuse töötajad. Ma esitaksin arupärimisi kõiki meid arvatavasti erutaval teemal ja see teema oleks pealinna regiooni omavalitsuste koostöö ja haldusvõimekuse tõstmine. Meie siin linnavolikogu saalis võtsime vähe aega tagasi, nimelt 5. märtsil vastu ülesande andmise Tallinna linnavalitsusele läbirääkimiste alustamiseks 9 kohaliku naaber omavalitsusega ja 1 linnaga ühinemiseks ning haldusreformi läbiviimiseks pealinna regioonis. Selle ülesande arutamise käigus ma esitasin küsimuse Toomas Vitsutile kui eelnõu esitajale, et kas linnavolikogu liikmetel kui lõppotsuse vastuvõtjad ja ülesande andjatel on võimalus saada ka perioodiliselt informatsiooni tööde käigust. Ja härra Toomas Vitsut kinnitas, et see informatsioon saab volikogu liikmetele esitatud. Kahjuks siiani oleme seda informatsiooni kuulnud väga pinnapealselt ajakirjanduse vahendusel kuni selleni, et Tallinna linn käib Viimsi vallal Kosjas või Viimsi vald ütleb, et võime ainult koos töötada ja muid probleeme me ei lahenda ja nii edasi ja nii edasi. Peagi möödub kõnealusest otsuse andmise või ülesande andmisest Tallinna linnavalitsusel 3 kuud. Pean vajalikuks, et Tallinna linnavalitsus esitaks volikogu liikmetele informatsiooni seni toimunud läbirääkimiste tulemuste ja vastuvõetud otsuste kohta. Ja informatsioonis peaks ülevaate saama all järgnevas. Milliseid probleeme on arutatud? Kas on koostatud pealinna regiooni arengukontseptsioon ja seal püstitavate eesmärkidele jõudmise ajakava? Kas ja keda on teadusasutustest kaasatud pealinna regiooni
kaalutletud regionaalarengu ettevalmistamisele. Kas tegeleda edaspidi jätkuvalt ainult eluliselt vajalike üksikprobleemide lahendamisega või koostada naaberomavalitsuste pikaajaline koostöömudel? Kas Suur-Tallinna idee on päevakorras või on täielikult välistatud? Selle põhjused. Kas on püstitatud esmased prioriteedid ja nende täitmise ajagraafik? Kas on koostatud eeldatavate koostööga käivitamisel seosolevate kulutuste eelarve ja määratud finantseerimise allikad? Kuidas kaasata naaberomavalitsuse tegusaid kodanikeühendusi võrdväärsete partnerite ja omavalitsuste koostöö ja haldusvõimekuse tõstmise? Millised avalikud teenused vajaksid kohest koostööd ja ühistele kvaliteeditingimustele vastavat arendamist? Kuidas on seni suhtutud iga koostöö pakkumise saanud tehtud ettepanekutesse ja millised omapoolsed ettepanekud on tänase päevaga teinud? Millised ühised otsused on vastu võetud? Kuivõrd on arvesse võetud enne käesolevat aastat tehtud ettepanekuid naaberomavalitsuste ja seal tegutsevate kodanikeühenduste poolt? Lõpuks soovin, et vastus käesolevale arupärimisele saaks vastusele esitatud kui linnavolikogu esimehe poolt lubatud informatsioon ja ette kantud linnavolikogu lähimal istungil ning teha seda kohe istungi alguses, mitte jätta lõpuni, kui pool saali on lahkunud. Aitäh! Helge Hallika. Aga enne kui ma sõna annan, ma palun saalis vaikust, et esine hääl ka kostaks. Aitäh! Austatud volikogu esimees, armsad kolleegid! Mul on täna arupärimine abilinnapea Jaanus Mõtlile. Viimastel aastatel on Tallinna tervishoius toimunud ümberkorraldused ja on toimunud ka tervishoius pidev areng. Seoses sellega on muutunud nii erialaarstide kui ka protseduuride teostavad asukohad. Kahjuks Tallinna ühistranspordi seda arengut ei jälgi. Laiemalt võttes kahjuks ei ole Tallinna ühistransport arvestanud ka toimunud inimeste elukoha muutustega, näiteks uued asumid. Uutes asumite elanikud, et pääseda eluliselt tähtsate teenuste juurde, on võimalus kasutada ainult oma transporti, mis kahjuks senini on ainult autode näol. Ei ole trendikas veel ka Tallinna linnas mitte jalgrataste kasutamine. Siit pöördumine abilinnapea Jaanus Mõtlile. Teie jaoks pisikene probleem linnavalitsusele, aga suur probleem Põhja-Tallinna elanikele. Seoses aktsiaseltside tekkega Tallinna linnas tervishoiuasutustes läks Pelgulinna haigla Lääne-Tallinna koosseisu. Sellega seoses erialaarstide vastuvõtud ja protseduurid, mis toimusid Pelgulinna haiglas ja Kopli polikliinikus, on suures mahus liikunud Merimetsa tervisekeskusesse, mis asub Paldiski maantee ääres. Kui erialaarstide vastuvõtud toimusid Pelgulinna haiglas, oli patsientidel väga hea ühendus haiglaga. Momendil kahjuks seda ei ole. Olen varem teie poole pöördunud, aga kahjuks see probleem on siiani lahendamata. Ja siit tulenevalt oleks mul ka teile 3 küsimust. Miks Tallinna ühistransporti areng ei käi kaasas inimese elukorralduse muutusega Tallinna linnas? Teiseks, miks ühistranspordi areng ei arvesta Tallinna linna poolt tervishoiust toimunud muutustega? Ja 3. Kuna lahendatakse ühistranspordi küsimus Põhja-Tallinna elanikele, et neil oleks võimalik pääseda erialaarstide vastuvõtule ja tervishoiu-uuringutele? Ma tänan. Gennadi Vihman. Tänan.
austatud linnapea ja eesistuja, head kolleegid. Sümbol. On mitmesuguseid sümboleid, isiklikud sümbolid, peresümbol, rahvuslik sümbol, riigi sümbol ja võib-olla veel. 4. juunil on Eesti lipupäev. Möödub 125 aastat päevast, millal siis õnnistati sisse Eesti üliõpilaste lipp ja kohe selle algusest peale loetakse ka seda Eesti lipuks. Kahjuks vaid 1/3 sellest 125 aastast on see lipp tohtinud Maarjamaal ahistamatult lehvida. Lipu maa kiskumine Saksa ja Nõukogude korra ajal ei suutnud seda Eesti sümbolit hävitada. Ta oli meile püha ka siis. Nõukogude korra ajal oli Eesti NSV punalipp ja täitevkomiteed ja parteikomiteed korraldasid nii, et see lipp lehvis alati siis, kui ta pidi lehvima kõikide majade peal, kõikide asutuste peal. Nüüd on Eesti vaba ja demokraatlik. Miks me nüüd enam ei pea lugu oma riigilipust? On vastu võetud üpris leebe Eesti lipu seadus, kus on kohustuslik lipupäevi vaid 3: iseseisvuspäev, võidupüha ja 20. august, taasiseseisvumispäev. Ja veel on 10 lipupäeva. Kas tõesti peab juhtuma ühiskondlikku mingi katastroof ühiskonnas, et mõista uuesti Eesti lipu õilsat tähendust? Mis parata, kui me siiski väikse rahvana, väikse riigina olemasolevat ei oska vääriliselt hinnata seni, kui see on meie käehaarde ulatuses. Mind paneb see kõik imestama, miks eestlased, kui me ka välismaal oleme, kardame oma lippu. Möödunud aastal oli mul au käia Hansapäevadel Saksamaal Salzweddelis ja mul oli natuke kurb, et meie delegatsioonis kellelgi on see lipukest kaasas, minul oli see lipuke kaasas. Ja küll oli uhke käia mööda linna, kus juurde tuldi ja minu hea kolleeg ka Kari võib seda tunnistada ja küsiti, et oi, kui ilus lipuke, et kust te olete pärit. Ja me võisime uhkusega öelda Eestist. Mõni aeg tagasi ma käisin ühe delegatsiooniga Ungaris, Tallinna delegatsiooniga, ja seal oli ma jälle üks niisugune naiivne inimene, kes ainukesena oli selle Eesti lipukesega. Ma ei tea, miks me seda häbeneme. Kui ma nüüd käisin Peterburis, siis mind üllatas lausa see, et meie rühma juht ütles, ei maksa, see võib tuua arusaamatusi. Ma julgesin siiski selle lipuga mööda Nevski väikse lipukesega endal siin mütsi külles käia mööda Nevskit ja ainult üks inimene Moskva vaksali juures küsis mu käest, et võis Estoni? Ma ütlesin uhkelt da ja see piirdus, ei mingit provokatsiooni. Eesti lipust hoolimine ja austamine just praegu, ma arvan, kui valitseb majanduslik kitsikus, saaks olla heaks sõnumiks, et aineline heaolu pole peamine riikluse ja iseolemise märksõna. 4. kuupäev on päris lähedal järgmisel nädalal ja ma nii kardan, et mul on väga kahju, kui see suur tähtpäev, 125. aastapäev, lipu aastapäev, kaob ära eurovalimiste möllu. Tallinnal on väga palju häid tavasid, Tallinna päeva tähistamine, vanalinna päevad, nüüd uus ja hea tava minu arvates vaba ühiskonna päev, Brigitta kultuurifestival ja nii edasi. Aga head linnaisad, ma pöördun teie poole suure palvega. Kasutage palun oma linnavalitsuse autoriteeti ja pöörduge palun lähipäevadel kõigi korteriühistute, majavaldajate, ettevõtte juhtide poole tungiva soovitusega heisata 4. juunil Eesti lipu 125. aastal Tallinnas kõikjal lipud. Selline linnavalitsuse korraldus või teade võiks avaldada meedias ja kindlasti ka 1. juuni ajalehes Pealinn. Olgu 4. juuni Tallinnas tõeliselt Eesti lipupäev. Tänan! Sellega oleme sõnavõtud ammendanud ja võime minna päevakorra juurde. Päevakorra esimene punkt on Tallinna arengukava 2006–2021 täitmise aruanne 2008. aastal. Sõna saab linnapea Edgar Savisaar. Armsad
sõbrad volikogust, lugupeetud volikogu esimees. Vastavalt Tallinna arengudokumentide menetlemise korrale linnavalitsus esitab siis volikogule aruande Tallinna arengukava eesmärkide ja seiretabelis püstitatud ülesannete täitmise kohta 2008 kalendriaastal vastavalt esitatud mõõdikutele linna ametiasutuste lõikes ametiasutustelt saadud andmete alusel. Ma tahaksin kõigepealt öelda sissejuhatuseks, et enamus arengukavas toodud mõõdikuid kavandati aastateks 2006 kuni 2008. Seetõttu kajastab see aruanne ainult viimaste näitajate täitmist. Uues 2009 kuni 2027 arengukavas, mis kinnitati möödunud aasta juunis volikogu otsusega ja mis jõustus selle aasta 1. jaanuarist, seal hinnatakse arendustegevuse eesmärgide saavutamist uutel alustel tulemusväärtuste põhjal. Nii et see praegune etapp on teatud mõttes ka ülemineku etapp, aga kindlasti positiivne ülemineku etapp. Nüüd, kui rääkida ja anda lühiülevaade Tallinna arengukava eesmärkide täitmisest 2008, siis ma alustaksin elamumajanduse eesmärgist korrastatud linna elamufondi struktuur. Nimelt aruandeperioodi lõpuks viidi ellu elamuehitusprogramm 5000 eluaset Tallinnasse ja ühtlasi alustati teise elamuehitusprogrammiga. Kindlasti munitsipaalelamuehitus on üks meie olulisi edusamme vaadeldaval perioodil. Teiseks ma nimetaksin tööde algust kanalisatsiooni ja veevärgiga katmisel Tallinna linnas, mis samuti on olnud edukas. Kolmandaks kindlasti nimetaksin koolide renoveerimist nii möödunud kui ka sel aastal. Muide, sel aastal renoveeritakse Tallinnas täielikult 5 kooli, neist 1 on juba valminud, 4 valmivad septembrikuuks. Lisaks sellele ma kindlasti nimetaksin ka rannapromenaadi väljaehitamist, mis peaks lõppema sellel sügisel ja tahaksin öelda kõigepealt, et kahjuks me ei saanud Vabariigi valitsuse kaudu mitte sentigi selle objekti väljaehitamiseks, kuigi esialgu selleks lootust oli. Seda enam, et tegu on kultuuripealinn 2011 ühe kõige prioriteetsema objektiga, aga sellest hoolimata oma vahendite arvel me ikkagi sel aastal tahame valmis saada rannapromenaadiga Kakumäelt Stroomiranda. Ma lisaksin sellega meie suurima ehitusobjekti Vabaduse väljaku renoveerimine, mis samuti kulgeb praegu tähtaegselt, ja nimetaksin ka abipaketti, mis uutes majandusoludes kindlasti täidab olulisi ülesandeid. Nüüd lisaks sellele veel mõningate arengukava eesmärkide täitmisest. Haridusamet varustas tervishoiukabinettide ja IT-tehnikaga 36 kooli. Arengukavas oli kavandatud 20, nii et me oleme tubli sammu edasi teinud. See oli peaeesmärgi optimaalne haridusvõrk ja kvaliteetne haridusraames. Edasi Sotsiaal- ja Tervishoiuamet korraldas 2008 koduabiteenuseid kuni 20 tundi nädalas 1700 tallinlasele. Eakate hoolekande vallas pakuti üldhooldekodu teenust 835 inimesele. Laste hoolekande osas oli tagatud psühholoogiline nõustamine 5400 lapsele ja perele ja igale Tallinna linna vastsündinule tagati hoolduspakk. Nüüd oluline mõõdik oli ettevõtlusaktiivsuse suhtes, kus näitajad osutusid samuti paremaks kui kavandatud. Nimelt ettevõtlusaktiivsuse suurendamiseks oli 2008 ettevõtlusinkubaatoritest edukalt väljunud firmade planeeritud osakaal 85%. Tegelikult oli edukalt väljunud firmade osakaal 90%.
Nimetaksin veel Transpordiametit, kes jätkas linna liikluskoormuse vähendamiseks süsteemi pargi ja reisi arendamist Pirita kesklinna suunal. 2008. aastal jätkati teise etapina seda ka Pärnu maantee, Väike-Õismäe ja Peterburi tee suunal ja Paldiski maanteel käivitus ühistranspordi prioriteedisüsteem. Ja nimetaksin ka spordi ja noorsoo valdkonnas, kuigi teatavasti parlament võttis Vabariigi valitsuse ettepanekul vastu niisuguse otsuse, mille kohaselt kohalikud omavalitsused enam ei peagi tegelema spordi ja noorsoo valdkonna tegevusega. Uurige Erki Noole käest, kes selle kohta andis ühe väga hea intervjuu, kus ta ütles, et see on väga rumal otsus, aga nii see oli. See otsus võeti vastu ja just nimelt selle arvel öeldigi, katke kõik need kulutused, mida te seni tegite ja millest nüüd teid lahkelt vabastati. Nii et teoreetiliselt ja parlamendi ja Vabariigi valitsuse otsuse kohaselt me enam ei peaks tegelema ei pearahadega, ei sporditööga ega noorsootööga. Ilma asjata nõuate meie käest seda, lugege, mida selle kohta kirjutatakse Stenbocki majast. Meie muidugi ei ole väga tõsiselt võtnud niisuguseid ahvatlevaid võimalusi, mis meile pakuti. Me püüame ikka teha spordi- ja noorsootööd edasi. Ja kindlasti 2008. aasta olulisemate sündmuste seas olid Järve noortekeskuse rajamine, Kotke jalgpallistaadioni ja Audentese ujula valmimine ja mitmed muud sammud, mis peaksid meie noortele ja spordihuvilistele rõõmu tegema. Nii palju siis sellest. Aitäh teile ja tänan tähelepanu eest. Palun toetada seda eelnõu. See on küsimusi ettekandjale. Ülle Rajasalu. Aitäh, austatud linnapea, et te rääkisite siin, et süsteemi käivitamine pargi ja sõida. Kõik on väga õige, kuid kui see süsteem on käivitunud, siis kindlasti on ka järelmid sellele, et kuidas ta toimib ja kui palju rahvas seda kasutab, et kas ta oskate vastata, kui palju seda süsteemi ikkagi kasutatakse, aitäh? Ma peaksin kõigepealt täpsustama siin Jaanus Mutliga. Mina rääkisin süsteemist pargi ja reisi, proua Rajasalu rääkis süsteemist pargi ja sõida. Kas need on nüüd erinevad süsteemid või on see üks sama süsteem, sellepärast et minu teada Jaanus linnavalitsus on ikka selle pargi ja reisi süsteemiga välja tulnud, eks ole? Palun mikrofon Jaanus Mõtlile. Ja meie nimetame seda pargi- ja reisisüsteemiks, aga ka pargi- ja sõidasüsteemina on see nimetatud, et sisu on nagu sama. Aga ma võin öelda, et selle süsteemi kasutamine Pirita suunal ja Pärnu maantee suunal on väga aktiivne. Arve ei oska hetkel öelda, aga inimesed on selle ära harjunud selle, aitäh. Me käisime ka ise sõitmas koos kanal või TV3-ga seal ja väga palju rahvast oli, kes eelistasid jätta oma auto Piritale ja tulid bussiga kesklinna. Esiteks sai väga kiiresti. Mulle tundub, et ühistranspordi rajal isegi liiklus oli oluliselt kiirem kui busside üldisel sõidurajal või autode sõidurajal, ma tahtsin öelda. Aga mulle näib jah, et reisijad olid rahul. Aitäh. Valdek Mikkal. Lugupeetud linnapea, keskkonnahoidlejana ma tunnen suurt muret selle üle, et minu arvates meie plaanid rohelise pealinna suunas ei liigu küllalt intensiivselt. Võrreldes teiste Euroopa roheliste pealinnadega oleme me maha jäänud. Kas te ei leia seda? Ei, mulle ei tundu nii. Aitäh. Peeter Marna. Lugupeetud linnapea, võib-olla ei ole see päris päevakohane küsimus, aga kuna meil see arengukava võeti vastu 2006. aastal, siis 2008. aastast on tervishoiukorralduse seaduses tehtud muudatus, et ka linn võib omada perearstikeskuseid. Ja kas me ei peaks selle arstiabile eraldatava ressurssi optimaalsemaks kasutamiseks käsitlema ka sinna plaani sisse viima linna omanduses olevate perearstikeskuste rajamise? Mulle meeldiks see mõte väga, me oleme arutanud seda seoses Nõmmega ja võib-olla tuleb seda arutada ka seoses mõne teise Tallinna piirkonnaga ja me teeme seda kindlasti, kui me
hakkame siin saalis ja ka linnavalitsuses menetlema järgmise aasta eelarvet ja sõltuvalt meie rahalistest võimalustest ma üldse ei välista, et me lähemegi seda teed mööda. Arvo Uukkivi. Lugupeetud linnapea, millised on teie hinnangul olulisemad küsimused, mille tõttu on takistunud piirita üldplaneeringu järelevalve maavanema juures? Vabandust, millisest üldplaneeringust? Piirita üldplaneeringu. Piirita linnaosa üldplaneeringu on pikalt veninud ja venib veel maavanema juures. Ega minul ei olegi siin austatud volikogu liige väga soovi hinnangut anda, sellepärast et ma olen neid jälginud, neid vaidlusi, mida Pirital on peetud selle üldplaneeringu ümber ja neid küsimusi, kus huvid ja seisukohad on ristakuti, neid on ju rohkem kui üks. Ja mulle isegi tundub, et nende küsimuste arv mitte ei vähene, vaid suureneb kahjuks. Tähendab, Pirita rahvas peab ikka kõigepealt ise ka jõudma kokkuleppele nendes asjades. Minul küll ei ole soovi kedagi hakata murdma ja kui te kujutate ette, et ma löön rusikaga lauale ja ütlen, et nii on õige ja nii on vale, siis ma teen seda väga harva. Üldiselt Pirita puhul ma just nimelt arvangi nii, et vaja on suuremat kooskõla ja vaja on rohkem sellist sisemist kompromissi valmidust üksteise suhtes. Aitäh! Linnuliit ja Mae. Linnapea, ma arvan, et te olete minuga samal arvamusel, et koolides tugiteenustena kasutatavat logopeediteenus on meil hädavajalik, sest see on üks teenus, mis aitab lastel edukalt kooli lõpetada. Kuidas peab aga sellele vaatama, et 2009. aastal Tallinna koolieelsete lasteasutuste logopeedide koormusi on vähendatud praktiliselt kõikides erirühmades? Ma ei tea, kas proua Martinson on praegu siin. Aga Monika, palun kontrollige. Ma tahaksin öelda seda, et muidugi logopeedi teenus on väga oluline ja selles mõttes ma olen teiega ühte meelt, aga samal ajal on paratamatult olemas ka hierarhia oluliste teenuste osas. Praegu me pigem oleme seotud sellega, et katta neid teenuseid, mis Vabariigi Valitsus on maha tõmmanud meie nimekirjast ja mulle tundub, et nüüd, kui tuleb uus, 4. juba viimase 2 aasta jooksul negatiivne lisaeelarve, siis tekib sellest veel rohkem probleeme tallinlastele. Nii et me oleme väga ettevaatlikud uute teenuste või uute soodustuste algatamise suhtes isegi siis, kui tegu on niivõrd hädavajalike teenustega, nagu seda on logopeedi teenus. Eks see ongi praegu põhjuseks. Aitäh teile. Jaak Viimand. Aitäh. Eelnõu lisa 14. punktis Transpordiameti saavutuste all on märgitud Paldiski maanteel käivitunud ühistranspordi prioriteedisüsteem. Kui me tuleme seda maanteed mööda kesklinna, siis Paldiski maanteele järgneb Endla tänav. Kahjuks on Endla tänaval üks pudelikael ikka endiselt päevakorras. See on Keemia ja Mooni tänava vahel. Kui sellest lahti saaks, võiks öelda, et oleme Õismäelt kesklinna jõudnud prioriteedisüsteemiga või ka pargi- ja reisisüsteemiga kiiresti ja mugavalt. Millised võiks olla lähema aja võimalused selle pudelikaela likvideerimiseks, mis tõenäoliselt ehitusraha ei nõua väga palju, aga head pealehakkamist küll? Suur tänu selle küsimuse püstitamise eest, see on tõepoolest oluline teema ja ma usun, et meie Transpordiamet töötab selle läbi ja leiab siin võimalused tõepoolest rakendada
rakendada niisuguseid abinõusid, mis Paldiski maanteel Endla tänava piirkonnas sellise pudelikaela olemasolu väldivad või vähemalt leevendavad. Aitäh. Vilja Rajasalu. Aitäh. Austatud linnapea, teie ettekanne selle arengukava täitmise aruande kohta oli siis keskeltläbi 10 minutit. Ma olin linnamajanduskomisjonis, kus ettekandja oli ettevõtlusametis. Ta rääkis võib-olla 1,5 minutit. Meil olid küsimused, millele ta vastata ei osanud. Ja siit tekibki minu küsimus, et kas arengukava täitmise aruanne on sisuline ja arutelu objekt, millest peaksid kaasa lööma ka volikogu liikmed, või lihtsalt on ta niisugune vormiline, et teeme ära, sest et arutelu komisjonides tegelikult ei toimunud. Aitäh, mis on teie arvamus sellest? Aitäh. Ma tahaks teile kinnitada, et ettevõtlusamet on Tallinna linnas üks väga professionaalne ja kõrge kvalifikatsiooniga töötajatest koosnev amet ja ma ei oskagi arvata, siin nimetati ettevõtlusametit. Nii. Ma ei oskagi arvata, millest tekkis niisugune probleem, aga minu arvates küll ettevõtlusamet suudab vastata kõigile asjatundlikele küsimustele. Mõnikord varem on esinenud ka niisuguseid juhtumeid, kus lihtsalt küsija ei ole vastusest aru saanud, aga teie puhul, kes te olete ka ju pikaajalise staažiga volikogu liige ja hästi kursis Tallinna probleemidega, ma seda küll ei arva. Aga igal juhul ma tutvun selle põhjalikumalt selle koosoleku protokolliga ja kui teie nurin on põhjendatud, siis tuleb teha selle kohta kirjalik selgitus. Kairi Kärner. Aitäh, austatud linnapea. Sotsiaalvaldkonna rahastamist linnas on vähendatud. Kindlasti vähendati seda Mustamäel ja Lasnamäel, mulle teadaolevalt, et samas te väitsite, et laste hoolekande osas oli tagatud näiteks psühholoogiline nõustamine 5400 lapsele, vähekindlustatud isikutele osutati teenuseid 154 tundi aastas ja toimetulekut soodustavaid teenuseid 3000 isikule, et mind huvitab, et palju oli see eesmärk, et teistes valdkondades on kõrvutatud, palju oli eesmärk ja palju täideti, aga sotsiaalvaldkonnas seda võrdlust ma ei näe siin tabelist. Aitäh. Aitäh. Ma võin teile selle peast öelda, et sotsiaalvaldkonna arenguks täiendavalt abipaketi raames nähti sel aastal peale seda, kui volikogu vastava otsuse vastu võttis, nähti ette täiendavalt 30 miljonit krooni, kui seni oli selleks abiks eraldatud 120 miljonit, siis liitke sellele 30 ja te saategi õige numbri kätte. Aga ma tahaksin sellele liita veel mõned arutlused, mis oleks oluliselt. Kõigepealt, ega Tallinna linn peab ka kokku hoidma. See on elementaarne ja loomulik ja seda me ka teeme. Teine moment, me peame praegu püüdma katta ka riigikärpeid mitmetes valdkondades ja sinna täiendavaid vahendeid suunama, et Tallinna linna inimesed ei peaks kannatama niivõrd nende kärbete all. Ja kolmas moment, muidugi abipakett. Me oleme rääkinud, et kui me tuleme linnavolikogusse oma esimese lisaeelarvega, siis selle põhisisu on ikkagi just nimelt vahendite ümberjaotamine abipaketi vajaduseks ja veel mõnedeks vajadusteks Tallinna linnas. Nii et teil on tõenäoliselt õigus selles suhtes, et ühes või teises vallas on asju ümber korraldatud, on ka odavamalt tehtud. Näiteks ma võin teile öelda, et riigihanked, mis meil on korraldatud viimase poole aasta jooksul, on